Kirjanik, kommunistlik noor Juhan Šmuul loeb kohtumisõhtul noortega katkendit oma autobiograafilisest poeemist Mina, kommunistlik noor. Mu teine elu juuniaegses puhkes ja seisis heldelt avatult mu ees. Ma mõistsin, inime, see kõlab uhkelt, kuid veel ei leidnud oma kindlat teed. Ja alles sõja raputavas tormis, kus kahte rada valida ei saa, aeg südant keetis, karastas ja vormis, ma leidsin tee ja leidsin kodu. Ma arvan, et see üle parda viskamise periood Eesti kirjanduses ja kirjandusloos õnneks on läbi. See arvamus, mis valitses varastel 90-ndatel, et kõik, mis on kirjutatud Nõukogude perioodil, on automaatselt punane kräpp ja sellega pole teha midagi. Ma arvan, et esimesest reaktsioonist on nüüd kõik intelligentsed inimesed üle saanud ja meil on juba piisavalt distantsi, et vaadata neid asju, ütleme, emotsionaalselt pisut rahunenumalt. Ma arvan, et kui me tahame Šmuuli isikupäda või eripäda kuidagi laiemas plaanis iseloomustada, siis need on just suuremad kategooriad, suuremad mõõtkavad, suuremad mastaabid, mis on Juhan Šmuuli loomingule ja isiklikule elule eriti iseloomulikud. Ma mõtlen siin tema luulet, see tähendab poeeme, mis ta kirjutas 40 aastate lõpul, sealhulgas poeem Stalinile, mis on peaaegu uskliku inimese kirjutatud, Stalini ülistamine. Kui me mõtleme, milliselt Juhan ihkas merele ja kui ta sai Atlandi ookeani mastaapsuse isiklikult üle kogetud ja mitte viimasena vajadus suurema mõõtkava, suurema vabadusjärele on Šmuuli alkoholism, ilma kahtlemata. See kuulub selle juurde kohe. See vabastab inimese üheks hetkeks köidikutest. Sa saad äkki tiivad, sa hakkad äkki lendama ja Šmuul nautis sellist vabadust. Šmuulis elas mingisugune kisendus välja sellest kitsusest, kus antud hetkel ollakse. Mis tahes vahenditega ajale, süsteemile, režiimile ja võimalustele vaatamata. Lihtsalt mingi kisendav tarve saada välja ja saada kaugemale. Jah, ma arvan, et Šmuuli taasavastamise aeg ei ole veel käes, aga see ei ole ka enam kaugel. Ja ma arvan, et kui Šmuuli teoseid hakata üle lugema uue pilguga, mis on vaba sellest teadmisest, mis ta Nõukogude ajal tegi, milline oli Nõukogude kontekst, kui seda vaadata ja lugeda üle tõesti sellise täiesti värske, lapsiku, siira, inimliku pilguga, siis on sealt avastada väga palju. 200 aasta pärast on seda väga lihtne teha. 200 aastat on palju. Ma arvan, et 10 aastat veel. August Alle, kes oli terase mõtlemisega ja veel terasema ütlemisega, kes ka Juhanit üsna hästi tundis, on öelnud Juhani kohta, selliseid looduslikke iseõppinud talente kingitakse mis tahes kultuurile mitte rohkem kui 1 või 200 aasta jooksul. Me oleme Juhan Šmuuliga õeste, vennaste lapsed. Lähemalt sugulane olla ei saa. Ma mäletan seda, et meie perekonnas hakati rääkima selle järel, kui me 45. aasta hilissuvel tulime tagasi Saksamaa laagrist, et meie lähedases sugulases Juhan Šmuulist on saanud kirjanik ja me olime, Jüri, mina ja õde Salme olime aasta või 2 hiljem koguval Juhan Šmuuli esimeses pulmas, kui ta abiellus Ida-Saksaga. Ja sellest on mulle meelde jäänud liivakast,
Toomatalu õuel Koguvas, kus me mängisime Jüriga liiva sees ja meie kompekid läksid seal millegipärast kaduma. Nii et mul on selline kurb emotsioon esimene. Ja sellele järgnes ikkagi niisugune humaanne akt, mida ei saa unustada. Õde Salme haigestus nii rängalt kopsudega meie Saksamaa laagriperioodil ja peale seda, et talle eriti elulootust ei antud, aga Juhan Smuul saatis Salmele plekkpurkidega kakaod, mida siis toiduvaesel ajal peeti võrdseks defitsiitsete ravimitega ja sellised asjad jäävad muidugi meelde. Ülikooli viimasel kursusel, kui ma õieti mäletan, nüüd ma lugesin hiljaaegu Koguvas seda kirja pandud memuaari, keegi on meelde tuletanud, et Juhan kinkis nendel aastatel Jüri ja Ülo Tuulikule uhiued mantlid ja need olid sedavõrd ilusad, et Ülo sai ilmselt tänu sellele endalegi naise. Milline oli Juhani maailmavaade enne juunipööret? Tundes Juhani meelekindlust ja seda respekteeritavat omadust, et inimene ei hüppa jänesena ühest metsast teise. Ma arvan, et Juhan elas kogu oma lühikese elu ühe maailmavaatega. Ja ta ei muutnud seda. Juhan ei olnud mingi revolutsionäär, Juhan ei olnud mingi tulipunane, Juhanil ei olnud tahtmist riiki pöörama hakata. Juhan oli normaalne inimene, normaalsed inimesi nii kähku ringi keerata. Ma arvan, et Eesti vaesemates nurkades, paneme sinna näiteks praegu Hiiumaa, Saaremaa ja Muhumaa, oli vasakpoolne ilma, mitte vaade, vaid ilma mõistmine, kuidagi naturaalsem või selle ilmavaate sündimiseks kohalikud olud andsid enim võimalusi. Nimelt Saaremaal toimus 1919. aastal niinimetatud Saaremaa ülestõus ja kui me täna peame kahetsema, mida Smuulil selles lühikeses elus, mille ajal ka ta jõudis väga palju kirjutada, jäi tegemata, on sellest kahtlemata näidend Saaremaa ülestõusust 1919, sest Smuul oleks kirjutanud selle ülestõusu ikkagi ära sellest vinklist lähtudes, et mida hakkab tegema tööinimene siis, kui tal ei ole enam maad, tööd ja toitu. Mu jootudel koraalis süngeid viise, kui ennet laulis kalurite koor. Kus võiski sellel ajal teada siis see, et minust kasvab kommunistlik noor? Kes tollel ajal unistada julges, et kord meid teetuid noori miljoneid partei ja Stalin kutsub, tulge, teid vajab elu, rahvas ja partei. Mis sa arvad, kas Smuul jäi lõpuni kommunistiks? Kas sellel kommunistiks olemisel üle pea algust oli? Selles mõttes, et kui teadlik see tema valik oli astuda kommunistliku parteisse või komnooreks. Muidugi tal on väga toredad read, mida aeg-ajalt armastatakse tsiteerida siiamaani poeemis Mina kommunistlik noor. Kommunistlikuks nooreks ei paluta ega minda kui lasteaeda. Sellepärast mu süda valutas ja sellepärast läks aega. Ilmselt mingil määral see oli läbikaalutud otsus, aga väga tõenäoline oli see, et ega tal ei oleks olnud võimalik seda ka kuidagi vältida. Samas, kas tegemist oli ideoloogilise kommunistiga? Ma arvan, et võrreldes 40. aasta juunikommunistidega, kes olid ikkagi süvenenud sellesse teooriasse ja uskusid siiralt, et sellist uutmoodi korda on võimalik luua ja panna toimima. Ma arvan, et nendega ta ei ole võrreldav. esimese aasta sündmused, kui need läbi Leningradi viidi Siberi töölaagritesse,
kus Smuul haigestus peale selle Eesti laskud korpuse juurde. Kui inimesel tekib sellises vanuses selline ränk kogemus, siis see jätab inimese kokku selle süsteemiga, mille keskel ta on selle aja vintsutusi üle elanud. Kui näiteks Smuul saab 42. aastal kuskil tööpataljonis alles 20-aastaseks, kui 20-aastane Kaplinski näiteks oli juba sügavalt haritud, väga palju lugenud, mitmes keeles maailma tarkust omandanud inimene, siis Smuuli lugemus sel ajal piirdus üsna napi lugemusega, kus oli palju vaimulikku kirjandust. Smuul tundis üsna hästi piiblit ja Vana Testamenti. Seal oli Eesti luulet üks parasjagu. Seal ei olnud sellist kirjandust, mis oleks andnud inimesele mõista, et maailmas on võimalus mitme mõtlemissüsteemi vahel valida. Me võime sedastada, et näiteks 1942. aastal, täpselt samal aastal, kui Smuul oli töölaagris ja ta sai 20-aastaseks, ilmus Prantsusmaal Albert Camus Võõras, mis hakkas kujundama terve põlvkonna maailmavaadet, kus tekkis esimene arusaamine, mis asi on võõrandumine, mis asi on eksistentsialism. Johanil jäid Camus teosed kõik lugemata. Sel päeval miljardil on huulil kui lootus Stalin Venemaa, au kodumaa. Võimalik, et ta tõepoolest siiralt uskus sellesse. Tegelikult Jaan Undusk on oma essees Smuuli poemist Stalinile näidanud, et Smuul oli sügavalt religioosne inimene ja et see pööre nii-öelda kommunismi ja stalinismi usku oli sisuliselt nagu religioosne pööre, ühe religiooni asendamine teisega. Muhus on usuvahetus väga tuntud teema. Oli palju luterlasi, kes läksid õigeusklikeks, oli palju õigeusklikke, kes läksid baptistideks. Seda nii-öelda ühest religioonist või ühest konfessioonist teise hüppamist on olnud päris palju. Esimesed 10 aastat oma kirjaniku tegevusest kirjutas Smuul luulet peamiselt, luuletusi ja poeeme. Ja need ülistasid kaunissõnaliselt ja rohkesõnaliselt Stalinit, nõude võimu ja kommunistlikku korda. Kas Smuul oli siiras neid poeeme luuletusi kirjutades? Ilma vähimagi kahtluseta. Smuul on ise tunnistanud, et keegi ei angažeerinud teda selleks, mitte keegi ei tellinud temalt neid lugusid. Ja Smuul ei olnud ju Euroopa kultuuris ja ennekõike kirjanduses see ainuke inimene, kes vasakpoolsust ja vasakpoolsuse liidreid nõnda suuresõnaliselt ülistas ja kiitis. Muidugi Johann Smuuli poeem Stalinile ja ka tema teised kommunistlike noorte elule pühendatud poeemid, nendele on andnud väga originaalse, üllatava ja selle juures ikkagi väga tõese seletuse akadeemik Jaan Undusk, kes on kirjutanud uurimise Smuuli keelest, milles on loodud poeem Stalinile, nendest meeleoludest, nendest mõttekäikudest, kuidas selle teose puhul konkreetselt on ikkagi tegu praktiliselt, ütleme, uskliku inimese kirjutatud kirjatööga. Ja need sõjajärgsed luuletused tõesti on üsnagi stamplikud, üsnagi stalinistliku sisuga. Need lühemad luuletused minu meelest tõepoolest on väga plakatlikud ja ma ei arva, et neist midagi väga olulist oleks meile tänapäeva vaja tuua. Samas, kui vaadata näiteks pikemaid poeeme, kas või Mina kommunistlik noor või Järvesuu poiste brigaad või
kus on ka poeem Stalinile tegelikult seal väga huvitaval kombel põimub see selline ametlik, nahkne, stalinistlik retoorika ja siis sealt vahelt lupsavad nagu jäätükid pinnale need sellised õdusad, kodused pildikesed sellest elust, mida Smuul tundis enne sõda, sellisest inimlikust elust. Kas või poeemi Stalinile, kus on vana kaluri poja ristsed, stalinismi perioodil ja ristsed, joodud. Aga ta kirjeldab väga elavalt seda, kuidas need inimesed tulevad kokku ja soovivad sellele väikesele poisile siis nagu õnne eluteele. Või näiteks Järvesuu poiste brigaadis Eesti sauna kirjeldus. Imetore. Mida nüüd tänapäeval teha nende luuletuste poeemidega, mida Smuul kirjutas 40-ndatel? Kas need on kirjanduselaadsed tooted? Kas nad on teosed, mille seos ilukirjandusega on olematu, nagu Veidemann ütles Leberehti valguskoordis kohta? Mul oleks suurepärane võimalus siin sinu küsimusele vastata äärmiselt lugupeetud juhtiva poeedi Paul-Eerik Rummo viimase aja ühe imeliku mõtlemisvõimalusega. Seoses Rummo 70. juubeliga on ta ühes sisukas ja väga heas intervjuus tulnud välja sellise seisukohaga, et kui me lõpuni mõtleme, siis jõuame järeldusele, et me ei saagi vaadata Eesti NSV kirjandust kui kirjandust. See on küll ajalooliselt huvitav nähtus, nii nagu iga asi on teaduslikult huvitav, aga siin on see aga, et isegi põhjalikult, ratsionaalselt kaalutletud kunstiloomingut puhul on tegemist ikkagi spontaanse algega, kuid see loomingu spontaansus oli nõukogude aegsel kirjanikul tegelikult ju välistatud. Säilitades sügava lugupidamisega Pauli vastu endiselt tahaksin ma ütelda, et Paul kisub ju pinna jalge alt ära mitte ainult Smuulil ja Krossil, vaid ka nii suurtel luuletajatel nagu Hando Runnel ja Paul-Eerik Rummo ise. Jätkeme siin meile õigus kahelda ja selle tõttu jätame ka Smuulile sama võimalus olla spontaanne teistmoodi pisut, vasakpoolselt või kui teised mehed on parempoolselt. Et meie raamatutesse murrab tugevamini kui seni sisse nõukogude tänapäev. Kas Eesti kirjanduses oleks talutav ja hinnatav selline isik, kes on maailmavaatelt vankumatu kommunist, aga ühtlasi ka hea kirjanik? Esiteks ei ole autori poolt esindatav ideoloogia teksti hindamisel esmane kvaliteet. Teksti hinnatakse hoopis muude parameetritega. Seda räägime meie, aga... Ja see, millist sellist poliitilist ideoloogiat üks või teine autor oma sellises kodanikuelus esindab, see jätab jälje sellele, kuidas tema teoseid loetakse. Siin on lihtsalt küsimus selles, et kas me suudame oma sellisest inimlikust väiklusest üle olla ja vaadata ikkagi esmaselt nende mõtete, tekstide ja teoste kvaliteeti ja jätta selle autori siis koos oma poliitiliste veendumustega teise plaani. Me ei viska Ants Leberehti Eesti kirjandusest selle välja poliitilistel põhjustel, vaid ainult sel lihtsalt põhjusel, et ta on ju ikka nii lapselikult nõrgukene. Minu meelest Valguskoordis on ju lastekirjanduse raamat. Mõtleme niimoodi, 48 ilmus Valguskoordis. Järgmisel aastal anti talle Stalini preemia. August Jakobsonile anti 47. ja 48. aastal 2 raamatu, 2 näidendi eest Stalini preemiat. August Jakobson oli Eesti kirjanduses esimene, kes Stalini preemiat sai. Ja Smuul saab Stalini preemia 50. aastate algul. Küsime nüüd, mis kaalu tänasel päeval omandavad need propagandistlikud August Jakobsoni 2 näidendit. Kas me tahame tulla Leberehti selle vaeste kolooside ülistamise juurde tagasi, aga kui just puhttunnetuslikes huvides võtta ka Stalini preemia saanud poem Stalinile, siis luuleasjatundja leiab sealt küllalt palju lüürilisi kohti, kus on tegemist tõelise luulega. Aga
kui nüüd tulla selle 55. aasta juurde, kus Smuul pääses merele, kus ta tõepoolest pääses välja, ütleme nii. Et mida ta siis oli näinud varem, ta oli näinud seda kehvapoolset elu Muhus, ta oli näinud seda sõjaaega, mille kohal tema mälus oli hall udu ja ta oli näinud sõjajärgset stalinismi, mis on ikkagi piinlik episood meie kirjandusloos, sellepärast et inimesed tallasid üksteist jalgade alla aru saamata, mida nad teevad. See oli tõesti aeg, kus väärtustati ideed rohkem kui inimest. Ja 55. aastal saab Smuul järsku aru, et tegelikult see, mida on vaja väärtustada, on inimene. Ja see on see sõnum, millega ta läheb edasi elu lõpuni. Aga hästi. Ometi tuli see teine periood, kus siis on Muhulast imelikud juhtumised ja Jäine raamat ja näidendid Lea ja Atlandi ookean ja teised sellised suurepärased teosed. Mis nagu Smuuliga juhtus? Aeg ise muutus teiseks. 1954. aastast algas sulaaeg, Hruštšovi aeg, vangi enam ei mindud, vangist hakati tagasi tulema. Õhku oli enam. Smuul pääses välja. Smuul oli parimais aastas, kui ta 55. läheb Atlandile, 57. läheb Lõunanabale, 59. aastal Jaapani merele ja 60. aastal Teravmägedele. Smuuli lugemus aina kasvas, mida ma ka rõhutaks. Smuul oli uskumatu intensiivne lugeja, sest mul on nii meeles ühel hetkel kuskil kas 50-ndatel ütles ta, et tänasel päeval ma olen kindel, et Eesti kirjanikes minust rohkem on lugenud ainult Videbert Tuglas ja Johannes Semper. Luuletaja Debora Vaarandi esitas oma luuletuse Viru kaevurid. Smuulil oli 3 abikaasat, kuidas need teda mõjutasid? Loominguliselt, maailmavaateliselt, inimesena. Ita Saks, Debora Vaarandi ja Ellen Noot. Loomulikult kõige kaalukam ja kõige olulisem osa oli siin Debora Vaarandil. Juhan minu arusaamis järgi teinekord ise ei saanudki aru, kui oluline oli Debora äärmiselt elutark ja tasakaalukas suhtumine nii kunsti kui kirjandusse. Kui me mõtleme, et 57. aastal juba Debora kirjutab luuletuse Lihtsad asjad. See on üks sõlmluuletus nende aegade Eesti luules üldse. Debora hoidis Juhanit minu meelest natuke tagasi. Ma toon ühe tillukese näite ainult mingisuguses vaidluses Smuuli kodus, kui me rääkisime kolleegidest ja tuli juttu Ain Kaalepist ja räägiti veel viimasest sõjast, Soome sõjast, ütles Juhan Smuul lause Kaalepi kohta, kes teatavasti osales sõja ajal Soomes lahingtegevuses. Juhan ütles, no ja mida neilt valgesoomlastelt siis oodatagi. Mille peale Debora vaatas teda väga imelikult üle laua ja ütles, Juhan, kuidas sa võid nii rumalat juttu ajada? Ja ma olen aeg-ajalt tuletanud meelde ühte niisugust päikselist sügispäeva, kui Juhan oli otsustanud Deborast lahku minna. Me istusime Juhaniga kahekesi Harju tänaval Eduard Vilde mälestussamba all Kivipingil. Juhanil oli sinine vihmapluus seljas, Juhanil istus iga riie elegantselt, Juhan kandis väga häid ülikondi ja Juhan püüdis minule kui noorele sugulasele millegi pärast sõnastada, miks ta Deborast lahku läheb. Ja siis ütles ta sellise lause, Debora õpetas mind jooma. Ja mina, kes ma olin suhtunud Smuulisse või ma eluajal ja ka pärast surma ainult sügava pieteediga ja lugupidamisega, ütlesin sel päikselisel septembri päeval 66 või 7, Juhan, kuidas sa võid sellist juttu ajada? Kas siis meie suguvõsa, suure suguvõsa mehed on nii viletsad, et nad joomistki ei suuda ise ära õppida? Millised on kõige suuremad Juhan Smuuliga seotud müüdid? See ei ole legend muidugi. Smuul sõitis tõepoolest Väino tammist alla, aga legendide hulka kuulub see näiteks, et kui
kui Juhan oli siis selle nii-öelda ekstra sündmuse mõjul või selle mõjust väljasaamiseks pudeli viina ära joonud ja oli juba kodus ja kui saabus kohale autoinspektsiooni esindaja tahtis asja kirja panna, siis väidetavalt Juhan olevat öelnud, et mis te nüüd minult enam pärite, Debora juba riidles minuga. Olen kuulnud versiooni, kus siis Smuul oli miilitsal öelnud, et minu enda asi, kus ma autot pesen. Smuuli andekus oli nii üllatav, ootamatu ja teistsugune, et ta võis tõesti öelda isegi niimoodi. Nii et ütleksime niimoodi, et kogu Smuuli elu on kokkuvõttes üks suur legend, kui mõtlema hakata. Ikkagi vaesest külapoisist tõusta Nõukogude Liidu üheks tippkirjanikuks, see ju tuletab kangesti legendi meelde. Kadriorus oli ju kunagi 90. alguses väga ilus mälestusmärk Juhan Smuulile. Ma mäletan, kui ma koolist tulin, ma jalutasin tihti läbi Kadrioru ja siis seal oli üks kivirõnk oli selle mälestussamba kõrval ja ma istusin sinna mälestussambale ja vaatasin ka mere poole. Ja seal Smuul istus minu kõrval, tema õlal oli veel kajakas. Ja siis ma seal istusin ja puhkasin, aga siis viidi see minema. Miks see minema viidi? Kas sina tead? Kas kaitseks metallivaraste eest või tõesti uus aeg vajas uusi kangelasi? Ametlik põhjendus minu teada oli nii-öelda vandalismi ennetamine. Aga loomulikult, kuna see sattus 90. aastate algusesse, kus tõesti oli nagu see esmane väga tugev reaktsioon kõige suhtes, mis oli tehtud Nõukogude perioodil, tõesti nagu kõige lihtsam oli see nii-öelda minema pühkida silma alt eemale, aga lõppkokkuvõttes see kuju müüdi Muhu vallale kui põhivara 1 krooniga. Selle transpordi maksid kinni sponsorid, ülespaneku koguvas maksid kinni sponsorid ja praegu asub see kuju Muhu saarel, Koguva külas, Koguva rannamäel, vaatab jälle merele, vaatab suure mere poole, nii palju kui see sealt väikse väina nurga tagant võimalik on. Aga nüüd on ta loodetavasti kohas, kus ta enam rändama minema ei pea. Juhan on kirjutanud kurva luuletuse 68. aastal, et pärast surma ma saan oma laeva, mille tulesid ise ei näe. Ma olen Atlandi ookeanil näinud poolt Eesti Kirjanike Liitu sõitmas, sest suured traallaevad kandsid kõik lahkunud kolleegide nimesid, Juhan Sütist, Evald Tamlan, Tammsaare, isegi Hans Leberecht on ujunud minu ninale Atlandi ookeanil, Augusta Alle, isegi Jaan Kärner. Me olime Tallinna sadamas Oskar Lutsu abikaasa Valentinaga Papa Lutsu nimelist laeva vastu võtmas. Ka Jakobsonil, Pöögelvanil ja Anveldil olid oma laevad. Ridebert Tuglasel ei olnud oma laeva. Ja see on väga huvitav detailikene ja väga õnnestunud, sest väga raske on mõelda, kuidas mingisugune roostes kalatraaler oleks kandnud esteet Ridebert Tuglase nime. Kuigi Aleksander Blocki nimelist laeva ma olen ka näinud ja Vilis Laatses nime. Nii et 74. aasta augustis ma olin teispool ekvaatorit ka 1 päeva selle laeva partal, mis kandis Juhan Smuuli nime. See oli kõige kaasaegsem Saksamaal ehitatud Atlantic tüüpi traallaev ja selle tulesid Juhan enam ei näinud. Smuuli kurb luuletus, kui me nüüd tahaksime mingit kujundit veel luua, on selles mõttes õige, et Juhan tõesti ise neid tulesid enam ei näinud, aga Juhan oli kindel, et ta selle laeva saab.